Tere ilusat neljapäeva kõigile. Mul on väga hea meel sind taas Inspiratsiooniraamatukogu Facebooki seinal näha. Nagu traditsiooniks saanud, räägime Krisi Inspi juttudes erinevate inimestega juttu äridest, tegemistest, inspiratsioonist, inspiratsiooniallikatest ja kõigest muust põnevast. Alguse sai see seeria meil tegelikult oktoobrikuuses juba, kui ilmus Inspiratsiooniraamatukogu esimene tõlkeraamat Dr. Rangan Chatterjee Tervise 4 tugisammast ja nii meie esimesed jutuajamised igal neljapäeval olidki tervisepõhised. Nüüd me oleme natukene oma aaret laiendanud ja räägime elust enesest ja seda väga paljude erinevate inimestega, kes kuidagi mingis mõttes on silma paistnud. Täna ma räägin oma külalisega teist korda, aga hoopis teisel teemal ja mul on selle üle meeletult hea meel. Hiljuti pani täieliku fööniksina taevasse Eestis üks uus täiskasvanutele mõeldud mäng Vaarikas. Ja minul on hea meel, et minul õnnestub sinu ees juttu ajada Vaarika loojaga Miina Kallikorn. Tere tulemast, Miina, tagasi minu juurde. Tere, Kris, ja tere kõik teised. Sügisel sai sinu Vaarika mõte vist alguse. Mis asi see Vaarikas on ja mida ta inimestega teeb? No Vaarikas on üks väga mahlane ja maitsev mari. Ja natuke vallatu ja kui ma pärast natuke Vaarika kohta lugesin, siis tuleb välja ka, et Vaarikas on armastuse mari. Nii et selles mõttes läks nimevalikuga meil kuidagi väga hästi. Aga Vaarikas, ütleme niimoodi, et ma väga tihti mõtlen, et kas mina olen ikka Vaarika looja. Et tegelikult Vaarika looja on ju minu mees, kes oli, ütleme nii, et tööreisil, ööreisil võib ka öelda, on ju. Et sealt need head mõtted ööst tulevad. Ja saatis mulle üks päev sellise vahva e-maili, kuhu ma pidin siis välja mõtlema iseenda jaoks nii-öelda 5 tegevust, mida ma tahan talle teha ja 5 tegevust, mida ma tahan, et tema mulle teeb. Ja räägime siis seksuaalse alatooniga. Ja, just. Ja siis, mina veel alguses sain natuke valesti aru, et need peavad olema kõik sellised asjad, mida me kunagi proovinud ei ole. Ja siis olin ma natuke seal jännis nende mõtetega, et mingid asjad said väga ruttu kirja ja kuskil jäin ma siis nii-öelda takerduma. Lõpuks tuli muidugi välja, et need võivad ükskõik mis olla, et mis sulle meeldib või tõesti midagi uut, mida tahad proovida. Ja siis mõned päevad hiljem tuli siis kirjeldus, et mis nendega tegevustega siis juhtuma hakkab. Ja kui ta tagasi tuli, siis sai seda mängu nii-öelda katsetatud. Ja eks ma sattusin väga vaimustusse, et see oli selline hästi pühendatud aeg teineteisele, hästi selline romantiline, kirglik, tore. Ja siis sai ühele sõbrannale räägitud ja teisele ja siis hakati nõudma ja meil on selles mõttes selline vahva kooslus temaga, et mina ei ole inimene, kes suudaks mingisuguseid asju võib-olla välja mõelda, et vot, teeme sihukese mängu. Anna mulle mingi asi kätte ja ma võin sellest mingi asja teha. Et ma ei ole nii-öelda suur ideede generaator või looja, aga ma olen tegutseja. Tema seevastu jälle tuleb selliste vahvate ideedega, mõtetega ja mina siis võin nii-öelda need kuidagi ära realiseerida. Ja ükskord ma siis küsisin ta käest, et kas oleks okei, kui ma teen sellest mängust mängu nii-öelda ka teistele pakkuda. Ta ütles, mina ei tea, tee, kui sa tahad. Ja siis läks kõik juba väga ruttu ja nii see mäng nii-öelda karpi sündiski. Ja me tegime esimese tiraaži selliselt, et ma arvasin, et kui me pool aastat ja aasta jõuame nendega inimesteni ja müüme neid, siis tegelikult läksid need ära kõik 2 kuuga, isegi natuke vist vähem. Aga Miina, miks sa arvad, miks see niimoodi on? Meil on ju igasuguseid, esiteks seks kui selline teemana on ikkagi ühiskonnas suhteliselt selline
no ma ei tea, kas tabu on päris õige öelda, aga ikkagi väga lähedal, kui mingi asi on tabu, siis seks on sinna üsna lähedale. Ja see on ka niisugune asi, mida võib-olla ei minda nagu kõigi ees ostma ja samas ma vaatan, see sinu klientuur nagu nii väga vabalt jagab esiteks oma kogemusi, ollakse nii-öelda uhkelt öeldakse välja, et minul on vaarikas kodus, et kuidas, mis see võti seal on, sest vaarikas on kuidagi teistmoodi. Ja no see oligi minu mõte ka tegelikult, et tabu, et selles mõttes nagu inimesed kuidagi, see on ju nii tavaline normaalne tegevus, mida me teeme nagunii kõik on ju ja sealt ju tulevad ka lapsed ja see on armastuse väljendusviis ja kõik see, et see on tegelikult nii normaalne, et ma ei tea, miks inimesed nagu pelgavad või kardavad või ei suuda sellest rääkida ja tegelikult ei suuda ka paarid omavahel rääkida. Ja mis selle vaarika nagu üks mõte oli ka see, et seal on kaasas sellised tühjad kaardid, just seesama, et ma saangi täita neid vastavalt oma soovidele, et õppida oma kaaslast tundma ja võib-olla väljendada, sest kui ma ei julge rääkida, võib-olla ma julgen siis talle kirjutada oma soovid sinna kaardile ja läbi selle anda edasi neid mõtteid ja soove, et mis mulle tõesti meeldib ja mida ma tahan ka teisele pakkuda. Aga kui ma mäletan ühte kogemust kunagi ammu, kui me läksime ühte sellisse erootikapoodi külma kõledasse keldrisse ja need tooted võivad olla seal väga luksuslikud ja väga ilusad, aga kogu see õhustik tekitas must seda, et ma ei taha seal olla. Ja me otsisime ise mingit vahvat mängu, siis ma vaatasin kõik need nimed ja asjad ja need nagu kuidagi olid sellised nagu peletasid pigem eemale, ei tekitanud tunnet, et vau, vot seda tahangi. Ja kui me seda mängu ja ma vaatasin neid nimesi pärast ka ju selle mõttega, et mis võiks olla meie mängu nimi. Ja see vaarikas tunduski mulle sellepärast kõige parem, et või nagu huvitavam, et see on nii nagu, selle taga ei ole midagi, ma ei taha isegi neid mängu nimesid, mis nimedega need teised, ma ei taha neid välja öelda, aga nad ei ole ilusad. Ja ma tahtsin, et see oleks stiilne, see oleks selline, mida igaüks julgebki osta ilma häbenemata, et ta on selline vahva ja mulle tundub, et see selles mõttes õnnestus, et tõesti see on nii naljakas, et seda ütled, et inimesed nagu uhkelt jagavad, et vot minul on vaarikas on ju, et see on tegelikult hästi suur tänu meile. Et inimesed niimoodi jagavad, et läbi selle tegelikult, mis meie nagu mõte on selle mänguga ka kogu aeg see, et teda kohendada, ta on juba saanud paari kuuga ju uuenduskuuri ja just sellepärast, et see inimeste tagasiside pluss see, mis me ise katsetasime, kui ta valmis kujul oli, ka oma see tagasiside sellele mängule, et ta kuidagi nagu on saanud selle uuenduskuuri just tänu inimeste kogemusele, tänu klientide tagasisidele, et teda teha veel paremaks, ideaalsemaks just inimeste jaoks. Mis selle mängu selline sügav, ma tean, et sul on sügavam mõte seal taga, see ei ole lihtsalt see, et on kaartide peal erinevad poosid või erinevad tegevused ja siis kogu eesmärk ongi see, et teha erinevaid võimlemisliigutusi kuni hommikuni. See on ka muidugi fun, vahepeal võib seda ka teha, see on väga okei. Aga su mõte on hoopis sügavam, mulle see hullult meeldib, see mõte seal taga. No kui ma küsisin Priidu käest, et mis on nagu see, et miks see mäng ja väga lühike mehelik vastus oli, et kui sulle ei meeldi lihtsalt taha ja maha, et siis on nagu, siis see mäng on sinu jaoks. Ja sügavam mõte ongi see, et paarid leiaks seda kirge omavahel. Et see nii-öelda oleks kodus seinte vahel, et sa isegi ei tule selle peale, et sa lähed väljaspoolt mingit põnevust otsima, vaid sa tead, et sa saad seda kodust ka. Kui palju sa klientide tagasisidest oled sellist asja kuulnud, et on olnud omavahel mingisuguseid ebakõlasid või on tekkinud teatud selline juba rutiin või same but different jah, kus ongi tulnud selline suhtesse rutiin tagasi, et kui palju ta sellist nii-öelda süsti annab või siis, kui on rutiin juba olemas, kas siis on juba hilja?
ei ole ja see ongi äge, et inimesed ongi kirjutanud just seda, et noh, näiteks kasvõi see, et ma ei tea, meil tegelikult on nagu voodieluga kõik korras ja see ongi väga kirev, aga vot see andis veel mingi nüansi juurde või siis teistpidi inimesed, kellel on väga kiire, neil on väiksed lapsed, alles sündinud lapsed, nad ei leia enam seda aega teineteisele. Ja seda mängu on võimalik ka mängida nii, et sa ei pea seda 4 tundi mängima, sa ei pea 2 tundi mängima, sa võid teda kohandada niimoodi, et täna võib-olla meil on aega täna 30 minutit, võib-olla 15 minutit, aga saad ikka, ta annab sellise teistmoodi särtsu ikkagi, et see ei ole lihtsalt, et poeme sinna nii-öelda teki alla ja teeme ruttu ära, on ju. Et see klientide tagasiside on olnud ka see, et tõesti, kui on juba väga kirev voodielu, siis see on ikkagi midagi andnud. Pluss see, et mis mulle meeldib kuidagi, väga paljud naised on kirjutanud seda, et on mehele üllatuse teinud ja tegelikult mehed ju ootavad seda, et naine ka initsiatiivi võtab, et mitte ainult nemad ei ole algatajad ja see on kuidagi eriti äge, kui kirjutab naisterahvas, ütleb, vaat organiseerisin hotellid, asjad, siis loed seda ja mõtled, et no vot, see on õigesse kohta läinud. Ja meie tagasihoidlik eestlane, kes ei suuda tihtipeale köh ega möhki öelda, nagu päriselt kirjutab sulle nii intiimseid ja personaalseid asju. Me oleme teinud selle selles mõttes inimese jaoks siukseks mugavaks, et ta ei pea oma nime ega mitte midagi avaldama, meile ühtegi andmeid sinna panema, et sa võid nimeks kirjutada ükskõik mis, et meie jaoks võib-olla huvitav on teada saada just seda vanust, kes selle kirja kirjutab meile ja seda ka, et kaua nad on koos olnud ja mis elu neil on, et kas neil on väiksed lapsed või on nad pikalt koos või alles suhtes, et see on hästi tore ja mulle meeldib, et meil on nagu need kirjutajad nii noored, 20 pluss, seal 22 ja on ka siuksed 50 pluss, et ta on nagu kõigile, see on ka äge. Kas sul on mingi kuldne läbilõige ka kliendist? Tead sa, kes seda vaarikat tänasel hetkel nagu kõige rohkem kasutab või vajab? On see pigem nagu 20-ne, pigem 40-ne või pigem vanem inimene? Ma tegelikult arvan, ostjad ju ja kasutajaid on ju, nagu ma näen, igast Eesti otsast ja ütleme ka eestlased Saksamaalt, Hispaaniast, Prantsusmaalt, kes kirjutavad, kas ma olen nõus saatma, et me saadame tegelikult igale poole, kui vaja ja klient soovib. Aga ma näen võib-olla kõige rohkem seda, et need paarid, kes on juba olnud koos seal 5+ aastat, et me kaotame võib-olla seal kõige rohkem nagu ära seda sellist kirge ja omavahelist võib-olla särtsu ja põnevust. Et ma arvan, et ta kõige nagu rohkem mõjub nii-öelda neile. Samas on sellise koosolemise ajaga juba tekkinud ka selline tõsine usaldus nagu omavahel, et sa tõesti nagu julged ennast rohkem väljendada võib-olla kui siis, kui sa oled olnud ainult 2 nädalat koos või? Absoluutselt. Ja mina ütlen ka, et see on ju pidev areng tegelikult kogu aeg paarina koos, et ma ütlen, et see võib-olla, mis me ka Priiduga kokku saime, mis oli aasta, mis oli 2-4 aasta pärast, see ei ole üldse see, mis see on täna. Et mult on küsitud ka, et aga need paarid, kes on värskelt koos, et võib-olla veel kardavad natuke ja julge neid kaarte seal kasutada, siis ongi need samad tühjad kaardid ka seal, mida sa saadki täita ja vaikselt õppida tundma. Et minu meelest seda aega, kui sa oled alles äsja kokku saanud, võiks nagu nautida võimalikult pikalt, sest seda aega sa ei saa pärast mitte kunagi tagasi ja see on nii kihvt aeg, et võib-olla ongi siuke väike kartuses ärin ja hakkad seal tundma ja õppima. Tegelikult ju see on nii kihvt, et seda peab nautima, sellest ei pea nagu kiirelt üle minema, et vot meil peab nüüd olema kõik, ma ei tea, mis on ju. Et ma tunnen enda suhtes Priiduga täpselt sedasama, et see ongi olnud selles mõttes ju pidev areng kogu aeg. Sul on mitu äri veel. Su elu ja tegemised ei alga ja ei lõppe vaarikaga, kuigi hetkel on sul seal kõige suurem panus sees. Mismoodi sellise äri ajamine erineb su teistest äridest? Sa teed suviti lastelaagreid,
sa oled tegelenud, sa tegeled koristusettevõttega, su ettevõte pakub vanemale generatsioonile hooldusteenust, see on nagu elu koos Miinaga sünnist surmani. Mismoodi see erineb see, kui sul nüüd üks äri on sellise teemaga seotud, mille peale ühiskonnal hakkab nagu silm tõmblema? No eks ta selles mõttes, kui me üldse mõtlema hakkasime, et kas see vaarikamäng ilmavalgust näeb, siis ma ütlesin Priidule ka, et huvitav, kas meie lastelaagritel on nüüd kriips peal. Ja ma tõsimeeli nagu mõtlesin, et nii võib juhtuda. Minu ainuke lohutus oli, et selleks suveks on meil kõik kohad täis müüdud, et selle suvega on nagu kõik hästi, sest lastelaagrid on minu jaoks nagu hästi suur hobi. See annab mulle hästi palju, et ma teen neid iga suvi, aga ma ei tee neid väga palju, sest ma tahan hoida seda tunnet, kuidas ma seda teen. Et ja tõesti läks hoopis niipidi, et need samad lastelaagri vanemad hakkasid ka mängu tellima ja siis ma sain aru, et kõik on korras sellega, et ma muretsesin ilma asjata. Aga ega ta tegelikult suures plaanis ei erine, et kui ma kirjutan erinevaid e-maile, ma ei tea, koostööpakkumiste asjadega, mina täna kuidagi kirjutan seda nii vabas vormis ja nii vabalt, et ma ei tunneta seda, et see, mis ma pakun, on nüüd äkki kuidagi mingi selline asi, et vaadatakse viltu. Vaadatakse küll ka, et Eesti ettevõtjad on selles mõttes jagunevad kuidagi minu jaoks täna, seda ma olen nüüd küll näinud, 2 leeri. On ühed, kes on hästi avatud koostööks, mõtlevad suga kaasa ja ütlevad, vau, äge, teeme. Ja teised, kes on, ma ütlen ausalt, kas mõnes mõttes kadedad või on nii kitsarinnalised, et nad pole isegi valmis nagu edasi arutama koostöövõimalusi. Et see kuidagi oli nagu minu jaoks selline natuke ehmatus, sest teiste asjadega ma ei ole pidanud otsima ei edasimüüjaid ega selliseid koostööpartnereid nii väga. Et see oli minu jaoks uus kogemus ja see üllatas mind, et Eesti ettevõtja võib olla nii enda selles nagu kitsas kinni, et ta nagu ei anna võimalustki. Et see oli nagu minu jaoks nii suur üllatus ja see mõnes mõttes nagu ehmatas. Täna ma juba tean, et nii on ja ma võtan seda, et tema kaotus siis. Ma just tahtsin küsida, et kuidas sa sellest üle saad, et tegelikult Vaarika puhul on ju tegu sõna otseses mõttes sinu ja Priidu nii-öelda ju nagu lapsega. Et kui ikkagi see... Kas ma olen solvunud? Jah, et kuidas kui väga see sind puudutab, kui sa satud sellise kitsarinnalisusega kokku? No mind puudutas esimesed korrad väga, et ma ikka nagu esimese kirja peale selline, mis oli väga nagu ebaviisakas ja selline nagu natuke ründav ja selline, et ma ikka nutsin ka. Mõtlesin, et ma ikka sain šokki, ma ei olnud selleks valmis. Aga täna ma ei ole ja ma olen täna ka seda, et kui ma näen ettevõtja suhtumist selliselt, siis ma olen ka ise tänaseks öelnud ei mõnele, sest ja sellel on hästi lihtne põhjus. Mulle meeldib inimestele valmistada rõõmu. Mulle meeldib pakkuda head klienditeenindust, kõike seda ja ma tahan, et selle mänguga säiliks ja ma ei taha, et ta saab seda kogemust, et ta läheb kuskilt seda mängu ostma ja saab kehva klienditeenindust. Ma ei saa seda loomulikult kuidagi nagu välistada või ma ei saa seda kontrollida, aga ma tean, mida ma luua olen tahtnud ja kuidas ma tahaks, et inimestel see kogemus selle tootega oleks. Võt seda ma tahaks kuidagi hoida ja tänu sellele olen ma ikka ise pärast mõnele ei öelnud peale esimesi suhtlusi. Aga ma olengi mõelnud seda, et minu jaoks on muidugi hästi keeruline, et kui on Eesti toode, Eesti enda kodumaine toode ja inimene ei ole valmis, teine ettevõtja ei ole valmis nagu nii-öelda oma näiteks poes müüma, ta tellib välismaalt kõike kaupa ja müüb seda, aga Eesti toodet ei müü, siis mul tekib paratamatult see, et nagu miks? Aga see ei puuduta mind täna enam ja ma mõtlengi, et see on nende kaotus, ära siis müü.
Kas sul on, ma tean, inspiratsiooniraamatukogu seina peal on ja e-poes on ka tänaseks Vaarikas olemas. Kui palju sa selliste minusugustega oled nagu kokku puutunud, kellel otseselt nagu ei ole ju mitte kuidagi tegevusvaldkond ei ole samasugune, lihtsalt osades raamatupoodides on mängud sees, ka meil oli enne üks noortele mõeldud mäng sees enne Vaarikat. Et kui palju sa nagu kohtad seda, mis mina nagu läbi tegin, et kas ma julgen, kas ma söandan, aga mina olen ka päris konservatiivne tegelikult oma olemus, et mul oli ka see toote sisestamine sinna e-poodi tegi, ka ma tegin klõnks ja siis panin ülesse. Aga sa tegid selle ära? Ja ma tegin ära ja ma olen väga-väga rahul sellega, et ma seda tegin ja ma absoluutselt ei kahetse seda, see on väga äge ja ma hakkan ka kuidagi nagu selle teemaga nagu kohanduma ja nagu kohanduma, et ta on ja et sina seda teed. Et kui palju sellist kõhklemist, et no ma ei tea, kas sobib, et kui palju sellist asja on? No ilmselt ma ei ole ise väga palju pakkunud sellistesse kohtadesse võib-olla, kus nagu ei ole see valdkond sees, et on küll Eesti disainipoed erinevad ja nii, et on tulnud väga konkreetseid kohe, et ei, mitte mingil juhul on ja on tulnud ka kohe seda, et võt äge, Eesti toode igal juhul ja see, mida ma nagu hästi tihti kuulen, on see, et seks müüb on ja. Et kuigi ma ütlen, et tõesti ta meie jaoks on nii sügavama tähendusega kogu see Vaarikas, et ta ei ole puhtalt nii-öelda seksimäng, vaid ta ongi, ma ütleks, et paarimäng või selline suhtemäng, et ta annab tegelikult ju palju rohkemat. Mis sa iseenda kohta kõige rohkem selle Vaarika tegemise ajal õppinud oled? Vaarikas on pannud sind väga sellistesse olukordadesse, kus sa varem ei ole olnud, sa oled pesuväel avalikkuse ees. Mida sa enda kohta õppinud oled? Mul eile küsis üks tuttav, et sind ikka viimasel ajal on näha ühes ja teises kohas pesuväel ja nii, et see on vist kindlasti hästi suur väljakutse sulle. Ja ma mõtlesin, ütlesin, ei ole olnud. Et mõned teised asjad, ma ütlen täna Exceli tabelid on minu jaoks palju suuremad väljakutsed. Et selles mõttes on olnud nagu selliseid üllatusi, et ma olen avastanud, et ma ikkagi ei karda ja ma olen järjest enam jõudnud sellesse, et ma ei saaks öelda, et mulle inimeste arvamus ei lähe korda, aga ma ei jäta selle pärast mitte midagi tegemata. Vot seda ma olen küll nüüd aru saanud ja seda ma nagu järjest enam tunnen, et ma julgen ennast rohkem väljendada. Ja ma julgen võib-olla teha asju, mida ma varem oleks mõelnud, et mis tema küll arvab, ei tea, vist ikka ei tee. Vaat sellest hakkan ma nagu järjest rohkem üle saama. Kuidas Priit sellesse suhtub? Ma ei tea, tal on kõik hästi. Aga sina arvamus, kui näiteks tema ütleks sulle, et ei Miina, mingisugust pesuväel kuskil Postimehes või Bonboni lehekülgedel, et sihukest asja ei ole. Mis sa siis oleks teinud? No vaat, ma ei oska öelda, mis ma siis oleks teinud, sest ma ei ole selles olukorras olnud, aga ma arvan, et ma aktsepteeriks tema soovi, sest see on ikkagi koostöö ja ma arvan, et suhtel on hästi oluline usaldus, et ma ei tahaks kindlasti nagu seda rikkuda ja siis oleks nii, siis oleks mingid teised lahendused lihtsalt. Mismoodi see Vaarikas teie enda suhet muutnud on, kui üldse on? Ja kindlasti on, et võib-olla mida ma nagu vahepeal olen tundnud, rõõm on minust kadunud olnud siin 1,5–2 aastat tagasi ja seda ka põhjusega, et see ei ole lihtsalt, et vaat ma nüüd mossitan siin. Jah, et need on olnud sellised rasked hetked elus ja eks seda rõõmu on ära kadunud, et see on kuidagi toonud hästi palju sellist rõõmu ja elevust ja teineteisega avatult rääkimist, üksteise veel paremini tundma õppimist, seda ka koostööd oma mehega koos midagi sellist ärina teha.
see on andnud suhtesse täitsa teise külje. Heas mõttes. Eks meil on vahvaid tülisi ka olnud, aga noh, need käivad ka asja juurde. Mina täna nagu, kui ma olen varem olnud inimene, kes kui ikka nagu mossitab, siis ma võin nagu pikalt mossitada ja ma ühel hetkel avastasin, et kellele meeldib tülis olla, kellelegi ei meeldi ja ma ei ole kunagi olnud inimene, kes läheb kuskil leppima või nagu andeks paluma kellegi käest, isegi kui ma saan aru, et tegelikult ma võiks seda teha, siis ma olen õppinud seda, et mul on nagu sellest ajast kahju, mis ma olen teise inimesega tülis või vaenujalal või mossitan või ei räägi, et kuidagi ma olen hakanud nagu seda aega nii palju väärtustama, et ma pigem lähen ja räägin asjad kiirelt selgeks ära ja saab see maha, et see on jah suhtesse toonud sellist teist nurka meie mõlema jaoks. Su pere ei koosne ainult sinust ja Priidust. Sul on 2 varateismelist last, üks tütar, üks poeg, 11 ja 13 aastased. Kuidas nemad sellesse suhtuvad, mida sa teed? No üllatavalt hästi või ma ei oska öelda, ma ei olekski arvanud, et nad kuidagi teistmoodi, et eks tütrel võib-olla natuke on, et mis on ju, et mina seda küll kunagi ei mängi, aga samas nagu ma vaatan poiss, kes on 13 ja tundub, et päris küps juba selle poole pealt, et mõtleb kaasa, räägib kaasa, arutab, kui vaja, on täiesti seltskonnas, kui me sellest räägime, istub kõrval ja noogutab kaasa ja see teema ei ole selles mõttes tabu, et nad ju kuulevad meie vestlusi ka omavahel, kui me arutame, et kuidas ja mis täpsemalt teha. Et see on nagu minu jaoks nii suur kergendus ja nii suur selline vabadus või vabanemine, et see ei ole tabu ja see on täiesti normaalne. Ja ma pigem tahan, et lapsed õpiks seda maailma ja kõike seda tundma kodus ja turvaliselt ja läbi meie ja läbi heade kogemuste kui kuidagi teistmoodi. Et see on andnud ka selle poole pealt meile hästi sellise avatud suhtluse seksi teemal ja kõige selle teemal ja see kõik on nii normaalne. Kuidas samas sa ütlesid, et sul tütar on, mina küll seda kunagi mängima, aga tegelikult on ta sul päris siuke ju ka teeb ettepanekud, et kellele võiks kinkida ja. No eks see on selline täiesti normaalne naiselik reaktsioon, mina küll nüüd seda kunagi, aga samas nagu ikkagi on ju hästi põnev sellest rääkida ja ta tõesti on teinud ettepanekuid kingituseks erinevatele inimestele ja siinjuures rääkides kingitusteks, siis hästi tore on see, et meil on tekkinud uskuge või mitte, aga püsikliente ja püsiklientid, kes ostavad pidevalt vaarikat ja kui mõelda, et huvitav, mida nad nendega küll nii palju teevad, siis kingituseks. Et ideaalne tegelikult ükskõik kellele, nagu kas mehele lähed sünnipäevale, naisele, paarile, mida iganes. Kuidas? Äiale on kingitud väga huvitavate sõnumite asjadega, et ega see eestlane polegi lõpuks midagi nii arglik, et päris huvitav on näha tegelikult erinevaid inimesi sellises olukorras. Ega laste puhul ka ma näen, et nad ju tegelikult tahavad oma sõpradega ka rääkida ja jagada seda teemat ja ma ju olin õhtusaates ja siis oli ju nii põnev, et kes klassis vaatas ja kes ei vaadanud ja kuidas siis arutati ja ma arvan, et see on ka ikkagi eluterve. Ma arvan ka, et see on eluterve. Pigem ikkagi kui see, et kõik toimub kuskil nurga taga ja pigem ma räägin, olgugi selline turvaline ja pehmel viisil sisenemine sinna maailma kui see, et kuskilt saidilt pornofilmist seda kõike õppima ja vaatama hakata. Kuidas su sõpradega on?
Kuidas sa ütlesid, et sõbrannad mängisid rolli selles, et Vaarikas üldse sellisesse nii-öelda sellise väljundi endale sai, aga kuidas sul ülejäänud sõbrad sellesse on suhtunud? Sul on kindlasti väga palju erinevaid, osad on kindlasti veel konservatiivsemad kui mina ja osad palju vabameelsemad, et mis tagasisidet sa sealt oled saanud või mida sa õppinud oma sõprade kohta? Tead, on olnud üllatusi. Nii positiivseid kui, ma ei tahaks öelda negatiivseid, aga ütleme siis üllatusi. Et on inimesi, kes ütlevad, et oi, no mis mäng, meil küll selleks pole küll kunagi aega. Siis ma ütlen, et need inimesed just vajaks seda mängu, et võtta ja leida see aeg teineteisele. Et kui meil teineteisele ka aega enam ei ole, et mis meil siis nagu, siis mis meil siis üldse on, et siis me kaomegi ära nende igasuguste murede ja probleemide keskele, et kui me enam ei tunnegi rõõmu sellest koos oldud ajast või leida kas või nädalas või kas või korra kuus, 1-2 oma kaaslasele, oma partnerit täiesti pühendatud kvaliteetaega. Ma arvan, et see on nii vajalik, et minu üks suhe tegelikult ju on purunenud tänu sellele, et me ei võtnud enam teineteisele aega ja et seda vältida, see on nii oluline. Aga ja kindlasti on sõpru olnud, kes nagu, ma ei ütle, et nad nagu ei mõista, aga nad on nagu üllatunud, vau, siuke asi on ju, et kuidas te ikka julgesite nii, aga üldjuhul ma ütlen, üllatavalt on see, et ikkagi nagu positiivsust on oluliselt rohkem. Et otseselt keegi nagu halvasti ei ole küll öelnud. Aga palju sa tundsid, et sul tõesti nõuabki seda julgust, just seda sama sõna, seda julgust, et seda Vaarikat teha ja nii avalikult? Sa ju veel ei oodanud ka, et ta nii kiiresti nagu, sul on juba mitu satsi tulnud trükikojast välja, venekeelne on kohe tulemas, inglisekeelne on nii-öelda mõtete väljas ja see on väga kiire areng olnud kõigest mõne kuuga. Ja ütleme nii, et sellest lausest, mis ma ütlesin, et võiks ta karpi panna, on nüüd möödas 6 kuud äkki. Ja see on olnud... Karbis tuli ta välja ju... veebruari alguses, et see on olnud meeletu kiirusega ja meeletu areng ja ka see mäng on juba jooksvalt seda arengut läbi teinud ja kohandatud. Aga julgus, ma mäletan, ma tegin oma esimese Facebooki postituse, kus ma siis tahtsin teada anda, et me sellist asja teeme, kui ta juba oli nii-öelda trükikotta läinud ja ma kirjutasin seda teksti ümber, ma ei tea mitu korda ja ennem kui ma seda nuppu vajutasin, et saata, siis ma ikka nagu käed ikka oli digised ja mõtlesin, et kas ma teen seda või ei tee. Ja kui ma ära tegin ja kui sealt hakkas see tagasiside tulema, kus inimesed hakkasid kirjutama, tellivad, siis ma olin nii hämmingus, ma olin nii õnnelik, ma jooksin mööda tuba ringi, ma ei teadnud, ma mõtlesin, et et siuke vastuvõtt, et see on, ma kardan kõrgust meeletult, aga ma ei karda mingeid väga palju erinevaid asju, on ju. Et võib-olla see on nagu, see minuga käib kaasas see ka, et isegi kui see väike selline nagu kartus on, et ma pigem just tahan seda kartust kuidagi ületada ja sellest üle saada ja saada seda positiivset kogemust, eduelamust, sest siis sa järgmisele nii-öelda sellele raskele hetkele või julgele otsusele lähed ju palju kergemalt vastu. Kui keegi praegu meid kuulates mõtleb, et mul on ka ju selline idee ja ma ei tea, ma ikka ei julge, ma ei tea, kas ma saan hakkama ja mulle ka ju ei meeldi need Exceli tabelid ja Facebooki postitustes ma ei ole ka mingisugune eriline käsi ja ma ei oska seda, teist ja kolmandat. Mis sa soovitad, tehku ära, ei tehku? Muidugi tehku ära. Ega mina mõtlesin samamoodi, ebaõnnestub, siis ebaõnnestub. Mis siis on? Mis siis juhtub? Mis ebaõnnestumine sinu jaoks oleks üldse olnud? Inimesed mõistavad seda nii erinevat pidi. Mis on sinu jaoks ebaõnnestumine, mis on edu? Tead, ega edu, ma ütlen, et minu jaoks ainult edu ei ole see, et ainult see summa, mis sul pangakontol on. Minu jaoks edu on see sama, et inimesed on vaimustuses,
siis ma tunnen, et see on läinud hästi, ma olen saanud pakkuda mingit väärtust. Vaat just selle väärtuse loomine on minu jaoks ülioluline. See on täpselt nagu lastelaagritega. Miks ma seda väga tihti nagu jälle uuesti teen, kuigi ma olen alati peale neid laagreid nii väsinud ja ma olen korduvalt öelnud, see aasta oli viimane, kõik, ma rohkem ei tee. Ja siis ma istun maha ja hakkan lugema lastevanemate tagasisidet, mida nad mulle kirjutavad. Ja siis ma saan aru, et kui ma ei tee, kui palju rõõmu ma ilma jätan sellest tegelikult. Ja võt seesama inimeste sellised positiivsed tagasisidet, need panevad jälle mind uuesti tegutsema. Aga ilmselt see ebaõnnestumine olekski olnud võib-olla see, kui inimesed nagu oleks halvustavalt suhtuma hakanud või kui see kindlasti seda on ka, aga see ei ole täna minuni veel jõudnud sellisel kujul. Et see võib-olla on minu jaoks võib-olla kõige suurem selline ebaedu märk, et ma ei loonud midagi. Mõtlesid sa väga palju ette ka, et mis siis saab, kui sa ebaõnnestud ja kui see... Tegelikult ei mõelnud. Selles mõttes ma olen kõikide asjadega selline, et kui mõte tuleb, see tuleb kohe ära teha. See oli vaja eile juba ära teha, et ma olen suht kärsitu. Mõnes mõttes on see olnud väga edasiviiv jõud, et kui ma midagi tahan, ma tahan kohe ja ma olen valmis selle nimel tegutsema, tööd tegema. Tõesti, Exceli tabelid, Facebooki postitused, kõik see ei ole minu lemmiktegevus. Ma teen need ära, aga täna ma olen näinud seda, et tuleb leida endale need õiged inimesed enda kõrvale ja võtta nad appi ja luua selline tiim, et täna mul ei ole võib-olla, ma olen sinna teel, sest minu jaoks on hästi suur samm. Vaat see nüüd nõuab ma tunnen julgust, et sa leiad inimese, keda sa niimoodi usaldad. Et sa usaldad teda tegema enda ettevõtte asju, sest mina ju tean, kuidas mina tahan, mida ma tahan luua, et kuidas ma suudan seda edasi anda niimoodi, et see teine inimene teeks täpselt, mitte täpselt sama moodi, aga sama suhtumisega ja suhtuks sellesse sama aupaklikult võib-olla. Et see on niisugune nagu next level mulle, et võt see samm ületada nüüd ja usaldada. Samas on see ettevõtte arengus nagu tohutult oluline, et öeldakse ju, et kui sa tahad minna kiiresti, siis mine üksi, kui sa tahad minna kaugele, siis mine kellegagi koos. Kui palju Priit on sulle selline tandemikaaslane nüüd, kui see asi on juba välja mõeldud ja nii-öelda tema panus on justkui siis ära tehtud ja nüüd on see tegutsemise, toimetamise, vormimise, formuleerimise, pakkide saatmise ja see teema, et kui palju ta on jäänud su kõrvale selles? No ikka väga palju, et ilmselt teistmoodi ei saakski ja kui mina vahepeal siin ära olen mõned päevad, siis ta saadab pakke ja teeb ja on täie hingega asja juures ja vahest on niimoodi, et mina olen hästi selline õhtuinimene ja õhtul tulevad igasugused mõtted ja siis tahaks hirmsasti arutada ja teha nii-öelda töökoosolekuid ja siis ma näen, et ta on õhtul väsinud ja tal ei jookse see mõte kaasa. Aga järgmine päeval ilmselt hakkab mõtlema neid asju, siis ta saadab mulle ilusti kirjakese või helistab, et täna õhtul on meil töökoosolek, kell 7 ole kontoris, et siis ta on nii-öelda valmis neid asju minuga koos nagu ühiselt arutama ja pikad autosõidud, ideaalne aeg tegelikult nagu käia mingid tööasjad läbi, et me tegelikult ikkagi sellel teemal räägime väga palju ja kogu aeg mõtleme nagu koos ja eks meil on olnud hetki ka, kus ma ikkagi nagu mingeid asju pean läbi suruma nii-öelda natukene endale nagu hästi kindlaks jääma, et vaata, mina ikkagi arvan, et nii on õige ja seda me peaksime tegema ja selles mõttes läbi suruma, et hästi palju nagu argumenteerima, miks, et ta saaks aru, miks ja see on läbi läinud nagu selle poole pealt, et kui ilusti lahti seletada, siis ta ütleb lõpuks, et kuule jah, davai, nii on okei. Kas Vaarikat sinu jaoks on täna saatnud ulmeline edu tegelikult ju? Tegelikult on, et see 2 kuu müük tegelikult, mina panustasin, et see on ilmselt meil mingisugune kui pool aastat, siis on väga hästi, ma arvasin umbes aastaga ja see esimene partii läks paari kuuga,
aga see ei ole nagu see, et vau, vot äge müük oli, vaid see on see tunne, et issand, kui tore, järelikult inimestele meeldib. Vaat see tunne ja see on nagu see, miks sa tahad kogu aeg järjest paremaks saada, miks sa tahad arendada, miks sa tahad pakkuda inimestele veel midagi taolist. Et kui ma vahepeal, meil on siin erinevaid mõtteid, on ju, ja siis ma olen ka öelnud Priidule, et nii, et nüüd on jälle sinu kord, et vaat see asi tuleks nüüd ära realiseerida. Siis ta ütleb, ei, mul ei ole praegu nagu kunstnik ikka, on ju, inspiratsiooni pole peal. Siis ma ütlen, selge, pakid koti, lähed 2 nädalaks, tuled tagasi siis, kui kõik on realiseeritud, on ju, ideed paberil. Aga nii praegu läinud ei ole, aga selles mõttes tõesti, et ma saan ka aru, et selline loominguprotsess tõesti, täna ma olen hakanud mõistma kunstnikuid ja kirjanikke ja kõike seda, et nad vajavadki selleks loometööks tegelikult seda oma aega ja seda hetke ja üksi olemist. Tal ju tuli ka see üksi olles kuskil, on ju. Sa saadad nagu mehe minema, et välja ja siis ma tegin. Aga jällegi, me ei saa olla suhtes niimoodi ju klammerduvad, et siin on jälle nii suur usalduse roll, et ta käib oma meeste reisidel. Mulle meeldib, sa tead ju, sõbrannadega koos asju teha, et sa puhkadki ka teineteisest vahepeal. On see siis 4 päeva, on see nädal ja see suhe, kui sa jälle kokku saad, on ju nii tore ja värske, et meil ei ole tänaseks, mina olen olnud, ma olen väga armukade ja väga klammerduv võin olla, aga see on kuidagi möödas ja ma arvan, et ka siin on jälle Vaarikal selles mõttes hästi suur roll, et see meeletu usaldus, mis on tekkinud. Tuleme nende teiste äride juurde sul ka tagasi. Sa tegelikult elukaare mõttes alustasid inimesele lähenemist tema nii-öelda lõpuaastatest. Ja tegelesid alguses vanema generatsiooniga. Mis seisus sul see ettevõtmine praegu on ja mida ta sinu jaoks täna veel tähendab? Temaga on nüüd selline tore lugu, et ma nagu ei raatsi teda päris hingusele ära saata. See on nii naljakas, et hoiad teda ka nagu kinni, et tegelikult see ettevõte sai loodud ju 2009. Ja tänaseks ma ajaliselt nagu, ma ei panusta sinna ju niimoodi enam, aga on inimesed, kes endiselt helistavad ja küsivad meie teenuseid, et see on nagu, ilmselt on see nagu lapse pesast välja saatmine, et sai 18, et tegelikult oleks tal aeg nagu juba nagu oma elule minna. Et see on jällegi ilmselt sellepärast, et ma näen, et seda teenust tegelikult on hästi vaja. Ja see on üks põhjus, miks ma ei ole raatsinud teda nagu päris ära lõpetada, aga ma ei tunne enam ka seda jõudu, et kõike teha nii hästi, sest kui teha, siis tuleb teha hästi. Mitte nii, et ta ingitseb seal vaikselt, las ta olla. Et sellel pole ka jälle mõtet, et ma ei tea, mis seisus ta siin varsti on, aga kellelegi üle anda. Jaa. Mida see vanema generatsiooni eest hoolitsemine ja selle teemaga tegelemine sulle kui inimesele kõige rohkem õpetanud on? Mu tegelikult, kuidas? Et see kogemus on ju väga vähestel. Ja ma tegelikult läksin ma olin 21, kui ma läksin Iiru hooldekodusse tööle ja olin seal eakate nii-öelda tegevusjuht ehk ma siis korraldasin nende vaba aega, erinevaid üritusi, käisime erinevates kohtades nendega, et ega ühe 21-aastasele see ei ole kõige kergem töökoht kindlasti ja ma tegin seda tööd seal üle aasta ja siis ma tundsin, et ma tahan tagasi, kuna ma olin eelnevalt töötanud Jämela psühhiaatriahaiglas lasteosakonnas, et ma tahan tagasi minna nii-öelda lastega töö peale ja hakkasin helistama erinevaid lasteasutusi läbi ja siis mulle öeldi, et kuule, et sa oled ise alles laps, et kasva suureks, saa kogemusi ja siis tule tagasi. Ja siis ma nagu pettusin nii tugevalt selles süsteemis, et nagu mis mõttes, et ei annagi mulle võimalust kogemust saada, miks mina täna nagu näen, et kui noor tahab alustada ja tööd teha, et võib-olla just seda noort võtta ja temaga koos areneda ja toetada, et minul tookord nagu lõigati see võimalus täiesti ära. Ja siis, kui ma seda oma ettevõtet tookord 2009 tegema hakkasin, siis
siis ma teadsin, et see peab olema seotud mingi sotsiaalse teemaga, sest ma olin sotsiaaltöökorraldust õppinud ja see sotsiaalne teema mulle hästi meeldib. Töö eakatega, no meeletu kannatlikkuse annab see kindlasti, pluss väga suure empaatiavõime. Ja ma arvan, et iga inimene on võimeline neid kahte asja õppima, et isegi kui sul algul ei ole seda, et see on jällegi olnud nagu enesearengu poole pealt hästi suur nii-öelda algus kogu sellele teekonnale. Ja siis sa vahepeal uitasid ju mööda tegevusi ja maailma ringi, olid küll, tegelesid vannitubade ja igasuguste erinevate asjadega ja siis jõudsid jälle tagasi ringiga laste juurde ja lastelaagrite juurde. Me oleme ju, miks ma neid küsimusi küsin, me oleme täna need inimesed, kes me oleme ainult tänu sellele, mis me oleme läbi kogenud ja see on sinu puhul ka olnud kindlasti üks rada, mis on toonud sind siia tänasesse päeva ja Vaarika juurde mingi konkreetse põhjusega. Mis see laste ja lastelaagrite, me oleme sellest ka ühe korra sinuga pikemalt siin rääkinud sügisel. Mis see sulle andis, mis see sind inimesena kuidas kasvatas? No lastelaagrid ma tegelikult hakkasin puhtalt enda vajadusest just selle poole pealt, et lastega võtta ise see aeg ja lastega aega veeta enda lastega. Ja siis vaatasin, et meil seal Hiiumaal on ju see koht on nii tore, et miks seda ainult endale hoida, et jagame siis teistega ka. Ja alguses need laagrid olid ju väiksed, olid seal 10 last ja nii, et ma ei ole ka täna neid suureks ajanud just sellel põhjusel, et see laager oleks hästi kodune, privaatne, tore selline vaba aja laager. Sinu kodus ju tegelikult. Ja see on nii naljakas, et kui ma mõtlen nagu suures plaanis selle koha välja rentimisele, siis ma ei taha seda teha, aga lapsi vastu võtta, mul ei ole mitte mingi probleem seal. Et ilmselt minus ikkagi nii palju seda sotsiaaltöötaja hinge või seda armastust laste vastu on nii palju, et mulle meeldib tegelikult see, mida lapsed sulle annavad. Ja ma käisin ka vahepeal õppimas lastejooga õpetajaks ja sealt ma nagu sain aru, mida tähendab lastega töö. Et lastega töös sa pead olema see, kes sa oled ja sa pead endaga enne meeletult suure töö ära tegema, et sa ei saa minna laste ette kuidagi nagu väga-väga katkisena võib-olla. Et sa pead ise olema hästi terve ja teadlik ja kohal ja aus. Et see on nagu olnud, ma arvan, selle lastelaagrite puhul üks selliseid võtmesõnu ja ma olen neid ju teinud 6 aastat nüüd. Ja võt see on ka selline, et tegelikult vahest mõni küsib ka, et kuidas sa jaksad või kuidas viitsid lastega või nagu, et see on ju nii raske töö ja nii ja ta ongi ja ta on ka väga vastutusrikas, aga see on jälle seesama emotsioon ja tunne, mis sa sealt ka 1000-kordselt pärast tagasi saad. Ta on sind kõrvalt nagu vaadates, kuidas need lastelaagrid toimivad, siis on täiesti selles mõttes suur respekt, et mul on endal olnud au ükskord suga koos seal olla ja mina, kes ma ei ole mingi eriline emme tüüp, siis see oli väga äge kogemus. Kasvatas ennast ka või see mõned päevad juba kasvatas ennast väga palju. Ja Kris, aga tegelikult ma ütlen sulle ausalt, mina ei ole samamoodi väga selline emme tüüp, on ju. Et mul oli meeletu unistus, olid mul lapsed, kui ma olin noor, ma teadsin, et ma tahan lapsi ja kõik see, aga ma ei ütleks, et ma ei ole kindlasti nii-öelda klassikalises mõistes kanaema, on ju, et ma olen, aga see lastelaagritega kuidagi sellele lastele niimoodi, mina näen ka lastelaagris seda, millel on hästi suur roll, et ma teen seal lastega nii-öelda koostööd. Kui me sinna laagrisse lähme, siis ma juba lastele ütlen, et selleks, et see laager õnnestuks ja kõik oleks tore ja hästi, me peame tegema siin koostööd. Mitte nii, et Miina tuleb, käseb, poob ja laseb ja kõik jooksevad selle järgi, vaid et see asi olekski mõnus ja toimiks, siis seal on see võtmesõna. Ma tahaks su käest siin lõpupoole tegelikult viia sind raamatute lainele, ma ei saa teistmoodi. Igaüks ikka sihib asja oma kire poole. Mis suhe sinul on läbi elu raamatutega olnud ja kui palju sa sealt inspiratsiooni oled elu jooksul ammutanud just oma äride jaoks?
Kooli ajal raamatu lugemine oli minu jaoks väga hull. Ja meil oli eesti keele õpetaja oli selline, et kui sa raamatut läbi lugenud ei olnud, siis sa seda testi mitte kuidagi ei läbinud, et sa pidid selle raamatu läbi lugema, et nendele küsimustele seal vastata. Ja see oli väga piinarikas. Ma arvan, et see oli üks aasta 2012 või 2013, kui ma nagu tõeliselt avastasin ägedaid raamatuid ja hakkasin lugema enda pärast, et ise sealt raamatutest midagi saada. Ja ma olen selles mõttes hästi suur raamatute fänn, erinevate raamatute fänn, kuigi mulle väga palju meeldivad just sellised enesearengu, tervise, kõik sellised raamatud, sest need praktilised oskused ja asjad, mis sa tegelikult sealt kaasa võtad, on olulised ja see on raamatutel on väga suur roll olnud. Sa ütlesid enesearengu, väga paljud inimesed ütlevad eneseabi, mis minule näiteks väga ei istu, et ma ei näe, et need raamatud oleks tohutu nagu eneseabi, et nad ongi minu jaoks ka enesearengu just edasiva jõuraamatud. Mis sul aegade jooksul lemmikuteks on saanud? Lemmikud. Oled midagi üldse mitu korda ka lugenud või? Jaa, olen küll. Ma olen mitmeid raamatuid mitu korda lugenud. Üks on Hoiak kindlasti, mida ma olen mitmeid korda lugenud. Armastuse 5 keelt mitu korda lugenud. Maarikaga ka seotud, et sa seda oled mitu korda lugenud. Ja tegelikult ütleme, et mul on teatud raamatud on sellised, kus ma olen nagu sina, kes märgistab ära raamatutes, on ju, et ma joonin seal mingid kohad alla ja siis ma vahepeal jälle käin, vaatan, mis seal on. On olnud ka raamatuid, mis jäävad tegelikult nagu pooleli ja jäävadki pooleli, on ju. Kuidagi ei tunne mingi hetk. Ma olen muidugi siuke, et kui ma olen midagi alustanud, siis ma tahan lõpule nagu viia selle, et mul raamatute lugemisel olnud ka see, et kui ma juba olen alustanud seda lugemist, siis ma pean ta lõpuni lugema, aga ma teen seda siis mingi aja jooksul. Ja muide, mida ma võib-olla veel tahan öelda, on hästi oluline ka kogu selle, kui ma näen selle vaarika mänguga seoses raamatute ja selle puhul see meie tervislikkus, et inimene tegelikult ju tunneb ennast enesekindla seksikana, kui ta tunneb ennast enda kehas hästi, kui ta ei valuta kuskilt, kui ta on sellises vormis, nagu ta tunneb, et ta tahab olla. Sest minu jaoks ka tervislikkus on pigem see tunne ja see, kuidas sa oled, mitte see, kui peenike või paks sa oled, on ju, vaid kuidas inimene ise ennast tunneb ja näiteks kui suur roll sellel on sellel toitumisel, liikumisel, unel, et sul ka seksuaalsus oleks korras. See on väga-väga suur roll seal ja minu jaoks need nagu käivad nii käsi käes ja tõesti, kui inimene nagu tunneb, et tal võib-olla see enesekindlus ja seksikus ja see kõik hakkab kaduma, siis võib-olla sa peaksidki alustama sellest, et need baasasjad korda teha, oma toitumine, liikumine, uni on ju. Ja sealt ja siis kõik muu kaasneb ju sellega. Ja selle kohta on, Kris, sinul ju imelised raamatud tegelikult, mida nagu inimestele pakkuda. Et täitsa paketina sa saad kohe, nii nagu me naersime kunagi, et me hakkame müüma lastelaagri pakette, et laps laagrisse ja mäng vanematele on ju. Geniaalne mõte. Geniaalne mõte. Kas Hoiak ühe raamatuna mainisid, mis sind on väga palju edasi viinud ja mida sa väga hindad? Mis sul, paar raamatut, mis sul veel on olnud? Mu üks esimesi raamatuid, ma ei tea, kas ta mulle midagi andis, aga me olime USA-s 2006 aastal olime USA-s ja tegelikult oligi, see oli üks esimene raamat, mille ma ise võtsin ja lugesin, see on nüüd väga naljakas, aga need olid geisha memuaarid, mida ma lugesin ja mul kuidagi on see kuidagi nii hinge jäänud, see raamat millegi pärast ja ma ei tea, miks see nii on, kas sellepärast, et ta oli mu niisugune esimene enda valik, aga nojah, neid on, et see oli võib-olla niisugune esimene armastus ja siis hakkasid tulema need igasugused enesearengu ja tervise ja kõik sellised raamatud. Et mul ei ole nagu filmidega samamoodi, ma ei oska nagu niisugust lemmikut tuua.
ma arvan, igast raamatust ja erineval ajal leiad erinevaid, et näiteks seesama Tervise 4 tugisammast, mida ma olen lugenud ka erinevates kohtades erinevalt, sest ühe korra sa loed, sa näed seal ühtesi asju, siis sa loed, sa näed seal teisi asju. Täpselt nagu selle hoiakuga, et kui ma teda esimest korda lugesin, ma leidsin sealt hoopis teised asjad kui see, mida ma praegu, kui ma teda loen, on ju. Või Armastuse 5 keelt, miks ta mulle meeldib, on see, et läbi selle sa nagu mõistad teisi inimesi palju paremini. Absoluutselt. Mul on väga hea meel tegelikult, et sa ütled, et suhteliselt keeruline on välja tuua niimoodi lemmikuid, sellepärast et tõesti just nagu sa ütlesid, et iga raamat annab sulle erineval ajal erinevaid asju ja minu meelest nendesse enesearengu raamatutesse tasub suhtuda väga uudishimulikult ja mitte jäädagi nii palju kinni vahel nendesse konkreetsetesse sõnadesse, mis seal on, kuivõrd see kõik, mis on nende sõnade taga, on nagu kordades suurem. Täpselt nagu Vaarikagagi, et ei saa kinni jääda sellesse, mis on kaartide peale joonistatud, vaid tuleb näha seda suuremat pilti, mis on selle taga. Mis järgmiseks? Mis nüüd saab? Sul on veel ämmaemanda ja ämmaemand on veel elukaarest puudu ja siis on Tavandibüroo. No ütleme, et ämmaemanda töö on ikkagi ilmselt väga-väga vastutusrikas, et ma ei tea, kas ma nii suurt vastutust julgeks võtta, aga ma ei tea, mis järgmiseks. Ma olen praegu nii selle Vaarika sees ja nii entusiasmi sellega täis, et ma arvan, et see on veel pikk protsess seal minna ja kogu see energia ilmselt läheb hetkel sinna ja lastelaagrid ka ilmselgelt on ju, aga midagi uut tuleb kindlasti ka, erinevad mõtted on, aga need on seotud ka erinevate mängudega siis ja see on nii naljakas, et ma ei oleks pool aastat tagasi arvanud eales, et ma olen täna sellises olukorras, mitte never ever. Et see on nagu väga huvitav, kuidas ühest väiksest asjast võib tulla nii elumuutev asi, kui me nagu näeme ja oskame selle ära tunda ja võtame selle julguse ja selle sammu ja hakkame minema. Ükskõik, mis see lõpptulemus on, sa õpid selle protsessi käigus, ega ma ei teadnud ka asjadest mitte midagi tegelikult, trükikojad, paberivalik, kõik see, mis sinna veel panna ja kuidas see kõik nagu null teadmist, null kogemust. Aga see ongi olnud see protsess ja areng ja see on tegelikult hästi huvitav teekond, meeletu õppimine jälle ja uued inimesed ja ma väga julgustan inimesi, kellel on mingigi idee, tuleb lihtsalt hakata astuma ja küll see kõik tuleb kaasa. Viina, ütle, kas Vaarikas vallutab maailma? Jaa. Yes. Igal juhul. Ja see passion game vallutavad maailma, see on väga kihvt. See meie mõte on. Ja. Mina tänan sind, ma ei tea, 100 erineva asja eest. See, et sa täna minuga taas olid nõus siia rääkima tulema, see, et sa Vaarika tegid, et sa lastelaagreid teed, et sa hoolitsed ühe inimlapse eest tema nooruspõlvest kuni vanaduspõlveni välja. See on nii tore. See on nii üllatav, et sa seda ütled, sest ma pole ise seda niimoodi tähele pannud, et see on täna nagu siuke ahaa moment ja mina võib-olla nagu mida ma veel soovitaks, Kris on minu jaoks hästi selline, ma kutsun teda oma ärinõustajaks, et sul peab olema keegi inimene, kellega sa nagu jagad oma mõtteid ja saad seda väljaspoolt vaatenurka, sest ise me väga tihti jääme mingitesse asjadesse kinni ja mõtleme ühtemoodi, aga kui sa leiad endale sellise mõttekaaslase, kes viitsib suga kaasa mõelda, siis sa saad sellist värsket ja uut vaatenurka igapäevaselt nagu oma nii-öelda ärinõustajalt ka. Et aitäh sulle selle eest. Minu rõõm. Nii tore on sellises kordumatus asjas osaline olla. See ju õpetab kõiki osapooli, ega ükski osa kunagi tandemist ei jää ainult nõuandjasse vormi, ta alati saab ise midagi vastu. Ja kui siin vastastikku pai tegemiseks läks, siis sa oled ka mind nii palju õpetanud ja aidanud, et seda on väga keeruline isegi sõnadesse panna.
Nii et ma sinuga täiesti nõus. Üksi on väga keeruline, üksi ei näe tihtipeale väljapääse, üksi ei näe alternatiivseid teid, üksi ei pruugi üldse suurt pilti näha, jäädki oma sellesse pisikesse vaatesse kinni, et alati peab olema keegi, keda sa tõesti usaldad nii palju, et usaldad ka tema seda nägemust, tema suure pildi nägemust. Et nii ta on. Aga mis me siis kokku soovitame inimestele, et kui on mingi idee, siis lihtsalt tehke ära ja vaadake, mis saab. Ega inspiratsiooniraamatukogu tegelikult sündis täpselt samamoodi ja on ka arenenud. Põhimõtteliselt ühe sama vanused enam-vähem on meil asjad, et see selline areng ja edasiminek ja uute asjade lisandumine, uute mõtete lisandumine ja kõikide uute asjadega käsi natukene väriseb. Ma tean, mille pärast sinul ka käsi natukene väriseb, see maailma vallutamise teema, aga see samas nagu hoiab nagu elavana, ta on nagu selline eluvaarika mäng on need uued asjad, et hoiavad kire sees. Aga sina, Kris, tead seda tunnet ju samamoodi, kui sa saad selle trükist raamatu, sa saad ta kätte, see nagu, sa vaatad teda, see ongi nagu oma lapse saamine. No tõesti, et kui ma ei saanud sellest varem aru, vaata, et nagu mis asja nad räägivad, on ju. Kui ma sain oma esimese vaarikakarbi, no tõesti see tunne, noh. Ja, kas või juba selle tunde pärast tasub midagi ise luua ja ise teha ja tõesti mitte nagu karta seda, et aga mis siis saab, kui läheb nässu. Ja võib-olla, kui sul ei ole endal mingit mõtet, leia endale mõttekaaslane, kas või koos kellegiga teha, et üks on ideegeneraator ja teine on teostaja ja kõik on ju hästi. Ja nii ongi kõige parem. Nii ongi kõige parem, kui ongi üks tandemi osa on see, kes viib edasi ja teine on see tandemi osa, kes teeb need asjad nagu ära ka. Sest ega ainult projektijuhid ei saa maailmas üksinda hakkama. Liina, miljon tänu sulle tänase eest, oli väga kihvt ja ma loodan, ma täiesti kindel, et nii mõnigi inimene praegu meid kuulates mõtles, et ma ikka teen ära. Mitte hulge, vaid julge hundirind on rasvane ja isegi kui sinna paar haavlit saab, siis see ka kasvatab elus edasi. Nii et suur aitäh sulle, Miina, suur aitäh sulle, minu hea inspiratsiooniraamatukogu sõber ja soovin sulle siis järgmiseks nädalaks kaunist ja oma ideede elluviimist ja võta kätte paberpastakas, kirjuta üles need asjad, mida sa oled tahtnud elus teha ja lihtsalt nagu ütleb üks tuntud bränd maailmas, just do it. Ilusat nädalat sulle.